Scarlett Johansson, komöödia. Ei. Cause we lighting it up on a fire, let's go, my credit card is maxed out. Yeah, took the stacks out. Baby girl, I love it when you fucking twerk that ass out. I'm spending, baby. No tšau, mina olen Roger ja vaatame üle sellise filmi nagu Rough Night. Ja tõepoolest see film oli üsna rough. Nimelt tegemist on sellise analoogse filmiga, nagu on kõik suured biofilmid. Kõige ilmselgem näide on Pohmakas, kus on siis hunnik mehi, kes üritavad hakkama saada nende probleemidega, mis nende ette tuuakse. Ja siin filmis on täpselt sama asi. Kui treilerit vaadata, siis tundus, et natukene pidu selles filmis on rohkem, aga ei olnud. See film oli rohkem selline, et me tapsime kogemata stripperi ära, mis me nüüd edasi teeme, kas me läheme vangi film. Nimelt, see film keerleb kõik ümber selle, et kunagised kooliaegsed sõbrannad saavad uuesti kokku, sellepärast ühel neist, Scarlett Johanssonil, on siis pulmad tulemas ja on vaja korraldada tüdrukute õhtu. Nad pole kõik üksteist ammu näinud, on vaja sõita linnast ära, panna korralikult pidu, et see jääks pikaks ajaks meelde. Selle jaoks on ainitud välja ka üks maja, mille naabrid on väike psychod, kes tahavad tüdrukutega väikest tšiki-priki teha seal, mitte ainult kolmekesi, vaid ikka kõik korraga, eks ole, mida rohkem seda uhkem. Ja selle kõige käigus tellitakse siis stripper, kes tegelikult ei ole stripper, vaid hiljem tuleb välja, et tegelikult on hoopis kuritegevusega tegelev härrasmees, kelle nad kogemata ära tapavad teatud tegevuste käigus ja kogu film hakkab keerlema selle ümber, et mis me nüüd tegime, kuidas me saame teda varjata, kas me tükeldame või ei tükelda teda ja kõik see üritatakse siis naljaga kuidagi ümber pöörata. Ja see nali selles filmis on nõrk. Ja siin on häid nokunalju, sul on prillid, mille nina meenutab mehe sugutit ja sul on mingisugune peapaela või peavõru moodi asi, kus on siin siis tilbendavad tildod peas, aga peale selle sul ongi mõned üksikud naljad, aga sul ei ole midagi väga uut või sisukat selles filmis. Sul on siin filmis pandud kokku head näitlejad, näiteks nagu Zoe Kravitz, näiteks nagu Gillian Bell, Kate McKinnon ja muidugi näiteks ka Scarlett Johansson, kes eraldiseisvalt võiksid olla väga tugevad näitlejad. Aga siin filmis ei ole antud neile piisavalt head tegelaskujud, et see kombo oleks hea. Igal ühel on mingid momendid. Kuna mina olen mees, ma arvan, mina nautisin kõige rohkem seda stseeni, kus Zoe Kravitzi tegelaskujule siis nende ulakate naabrite poolt tehti väike tornado, if you know what I mean. Lihtsalt selle jaoks, et neie üritas saada kaamera footage'it siis enda kätte, mis potentsiaalselt oleks filminud seda, kuidas nad üritavad seda laipa siis ühes kohas ja hakka spoilima täpsemalt, kus sellest siis vabaneda. Ja lõpuks, nagu ikka selliste asjade puhul tekivad tülid, tekivad pinged ja tüdrukute sõprus pannakse väga suure katsumuse alla. Ja kõige selle käigus öeldakse üksteisele seda, mida võib-olla ei oleks tohtinud öelda, mida ei mõeldud. Ja selle hetkel, kui nad satuvad kõige suurema pinge alla, ehk siis nendele tulevad röövlid reaalselt majja ja ähvardavad neid tappa, kui ei anta teemante välja, siis on näha, et nende teamwork sujub paremini ja tegelikult on nende sõprus tugev ja see, mida varem öeldi, ei mõeldud üldse nii halvasti ja tegelikult tüdrukud on kõik väga head sõbrannad edasi. Selle filmi juures oli sitt, vabandage väga, aga oli sitt see, et poiste osa, kes siis pidasid poissmehe õhtut, oli naljakam kui tüdrukute osa ja nende nali seisnes selles, et nad istusid kamppoisse laua taga ja lihtsalt maitsesid veine ja nende tipphetk oli see, et avati vähe kallim pudel. Aga see toimis, see oli naljakas, see oli midagi teistsugust natukene. Ja see oligi kogu nali. Minu jaoks kõige naljakam hetk selles filmis oli peale lõputiitreid After Movie, mis rääkis siis sellest, mis nad edasi teevad natukene ja seal oli siuke väike laulukene ja võib-olla see laulukene oligi selle filmi kõige põnevam hetk, mis ei olnud nagu tehniliselt nagu filmi enda osa enam. Ja, oli siit. Aga mis siin ikka teha? Täpselt selline film, mida vaadata võib-olla sõpradega kuskil nädalavahetuse õhtul, pole midagi teha, paned teleka käima, mõtled, et mida vaadata, Rough Night tuleb, no davai, vaatame seda. Ja that's it, sellel ei ole mitte mingit muud väärtust ja seda ütlevad ka erinevad hinnangud, mida on andnud näiteks Rotten Tomatoes või siis IMDb. Omalt poolt, võttes selle kõik kokku, annaksin ma sellele filmile hinnanguks keskpärase 4,5, heal juhul 5. Tõepoolest, see film ei ole rohkemat väärt. Kahjus Scarlett teinekord püsi rohkem tõsisemate žanrite juures. Selleks korras kõik. Kui teile meeldis, tahate veel näha, siis jätke like ja subscribe. Andke mulle all kommentaariumides teada, mis te sellest filmist arvasite, kui olete näinud. Kui ei ole näinud, siis minge vaadake üle.
võib-olla isegi soovite raha selle peale asjata, aga minge vaadake ikkagi. Minu praegu kõik, näeme järgmises ülevaates. Ciao! Come on, kicking it back at my home. Finished the lyrics, I wrote for the song. Mr. Mickey calls my phone. What up, dog? Are you ready to go? I'll send you that beat. And tomorrow